ajakirjanikuga konstanteerida fakti, millest Kari võib-olla juba ka servamisi rääkis. Eestis on Eesti poliitikud valinud kogu LGBT teema käsitlemiseks sellise ei ole olemas strateegia. Selle kõrval tõesti tuleb tunnistada, et riigi ametnikud, jälle need, kelle tööd justkui poliitikud ehk siis valitavad peaksid suunama, mõistavad ilmselt kogu valdkonda oluliselt paremini ja õnneks see annab lootust, et ühel hetkel leiavad ka poliitikud võimaluse või tee selle ühiskonna jaoks tegelikult väga olulise teema käsitlemiseks. Sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim, palun. Lugupeetud konverentsist osavõtjad, mul on võimalus olla teie ees täna tervitussõnu ütlemas juba 2 aastat järjest sarnasel konverentsil. Ja mõtlesin sellele, et kas ja mis on siis aasta jooksul muutunud. Endiselt käivad arutelud, kas seksuaalvähemused on oht ühiskonnale või mitte. Kas nende probleemid on kunstlikult välja mõeldud või on need tegelikud. Aga samus kõrvuti hukkamõistvate häältega on ikka enam kuulda hääli, mis peavad asjalikku sisulist arutelu. Ja on näha soovi rohkem teada saada, et paremini mõista. Ma arvan, et see on kindlasti samm lahendusele lähemale. Ja ma ei väsi kordamas seda, et tegelikult aitaks edasi üks väga lihtne asi. Inimesed peaks üksteisest lihtsalt rohkem hoolima. Hoolima niivõrd, et ära kuulata ja kuulata nii, et osata mõista räägitut. Ja olla seejuures avatud uuele, mis sest, et vahel on see uus harjumuspärasest erinev. On ju üksteisest hoolimine üks alus ühiskonna, kus meil kõigil on hea elada. Kahjuks selgub OECD sotsiaalindikaatorite uuringust, et vaid 14% siinsetest elanikest peab Eestit heaks kohaks, kus seksuaalvähemuste hulka kuuluvad inimesed võiksid elada. See näitab, et Eesti teavitustööd ja tolerantsi vajab rohkem. Oluline on näha erinäolisust ja mõista samas, et lisaks sellele, et me kõik oleme üksteisest millegi poolest erinevad, on väga palju seda, mis meid tegelikult ühendab. Me elame Eestimaal, oleme eurooplased, oleme mehed, naised, oleme inimesed. Sidusas ühiskonnas märgatakse üksteist ja see võib tegelikult väljenduda ju päris lihtsates asjades. Aga kindlasti väljendub see ka turvalisuses. Turvalisuses olla õnnelik näiteks, käies oma samast soost partneriga mööda tänavat ja mitte tajuda ohtu, kui lihtsalt inimlikult käest kinni hoida. Või tunda seda, et koolis on hea olla, mitte sattuda näiteks kiusamise aluseks ainult selle järgi, et sinu vanemad on ühest soost. Sotsiaalministeeriumi missiooniks on tagada kõigile Eesti ühiskonna liikmetele võrdväärsed võimalused inimväärseks eluks. Inimeste vahelise sallivuse suurendamisega me oleme tegelenud ja tegeleme ka edaspidi. Tahan rõhutada, et sallimatuse ohvriks võib langeda igaüks meist või võib kogeda seda läbi oma lähedaste. See on üks põhjus, miks sallivuse teema puudutab tegelikult igaüht.
Teine põhjus on see, et meist igaüks saab oma suhtumise ja käitumisega panustada sellesse, et meil kõigil oleks hea Eestis elada. Siinsel konverentsil käsitletakse seksuaalvähemuste ja sallivuse teemasid läbi erinevate prismade. Ma loodan, et tehtavad ettekanded ja toimuvad arutelud saavad asjalikud ja edasiviivad. Edu ja jõudu kõigile kaasa mõtlemiseks ja kaasa rääkimiseks. Aitäh!